Eesti Arboristide Ühing siis palus minul rääkida eelkõige kogemustest hangete korraldamisel ja läbiviimisel. Nii, et ma siis käin kiiruga üle, et millist lähteülesannet võiks tellida, kuidas seda üles ehitada, kui ei ole ise puittaimede hindaja või arboristi haridusega, millist abi kasutada ja millele tähelepanu pöörata. Annan natukene soovitusi ka hanke tingimuste osas, siis, et milliseid kvalifitseerimistingimusi võiks kasutada hangetes. Ja räägin enda kogemustest ka, et sealhulgas ka loodan, et jõuan rääkida mõnest enda apsakast, mis ma olen teinud ja kuidas see kätte on maksnud hiljem siis. Et kas tellida siis hoolduskava või dendrohinnang, et eks see oleneb vajadustest eelkõige. Hoolduskava on üldiselt keskendub siis pargi, allee või ala väärtustele ja nende säilitamisele. Hoolduskava ei käsitle ainult puittaimi ja puude hooldust. Dendrohinnang selle eest on nagu väga spetsiifiliselt suunatud just puittaimedele, nende hooldusele ja dendrohinnang peaks andma siis väga konkreetsed suunised ka, mida selle puistuga või puudega on vaja ette võtta, millised tööd, millised eesmärgid. Et seal on ka väike kvalifikatsiooni erinevus, et kui hoolduskava valdavalt teevad maastikuarhitektid, siis dendrohinnangu võib tellida ka dendroloogilt või puittaimede hindajalt. Siin on siis üks näidis tabel ühest minu hoolduskavast, siis, mis mina tellisin ühele Põhja-Tallinna kaitsealusele pargile. Selle hoolduskava alusel siis panin kokku hankedokumendid ja siin ongi siis minu küsimus teile, et kas sellise hooldustabeli alusel arborist saab aru, mida talt oodatakse puuhooldusel või mitte. Et nagu näha, et siin on siis märkuste tabelis on kohati üldse puuduvad märkused, kohati on märkused murdumisohtlikud oksad ala osas. Tegelikult selline info ei ole arboristile hooldustöödeks enamasti piisav, et tal ikkagi tekivad küsimused, et mida ta siis täpselt tegema nüüd peaks nende murdumisohtlike okstega, tüükad, kas need on vaja eemaldada, ei ole vaja eemaldada, et kuivanud oksad võras, mida siis tähendab, kas need on vaja eemaldada või mida see tühilahter seal üldse tähendab, et mida puuhoolduse osas on vaja, on siis inventeerimistabel, kus oleks toodud siis puude liik, kogus, mõõtmed, tööd, siis on vaja dendrojoonist kindlasti, ehk siis sellist joonist nagu Sulev näitas, kus on puud ilusti numerdatud ja ilusti tabelisse kantud ja nad on siis looduses leitavad. Ja hoolduse eesmärgid peaks olema siis kooskõlas selle standardi mõistetega, ehk et kui me tellime puuhooldust, siis ei ole piisav, kui on kirjutatud sul hankedokumentidesse, et puu on vaja hooldada. Et puuhooldus võib tähendada väga erinevaid asju ja tellija peab teadma, mida ta tahab, et puuga tehakse. Ehk siis, kas me tellime võra puhastamist, mis on siis põhiliselt nende kuivade okste eemaldamine, harvendamist, võra tõstmist, võra vähendamist või võra taastamist. Need märkused, mis olid selles minu näidatud hoolduskava tabelis, need märkused oleks pidanud siis selle tabeli koostaja ise tõlgendama edasi siis tehtavateks töödeks või eesmärgiks, mis puuga teha on vaja. Et kui arborist läheb siis lõpuks selle tabeli ja kaardiga objektile, tal on nagu selge arusaam, et esiteks, millele ta pakkumise teeb ja teiseks, millised ootused on tellijal. Kindlasti peaks puuhooldustööde lähteülesanne sisaldama nõudeid meeskonnale. Et väga palju on hangetes nõutud vastutava isiku kvalifikatsiooni, siis et peab olema arboristi või puittaimede hindaja
kutsetunnistus, aga tegelikkuses me tahame ju, et puid hooldab spetsialist, mitte et ainult tööde eest vastutav spetsialist. Ehk et tööde teostaja peab olema arboristi kutsetunnistusega, vastutav spetsialist võib olla puittaimede hindaja. Ja veel, mida ma ei ole väga näinud, on see, et nõutakse siis kas kahe arboristi nii-öelda osalemist tööde teostamisel või siis vähemalt ühe arboristi ja päästevõimekust omava isiku osalemist töödel. Et ühest spetsialistist kindlasti ei piisa selliste puuhooldustööde juures. Siis jääkide ladustamine ja likvideerimine. Kui seda ei käsitle oma lähteülesandes, siis tegelikult on täiesti teadmata, kuhu ja kuidas igasugused raiejäägid paigutatakse, kus neid ladustatakse, kust ja kuidas need välja viiakse ja millal seda tehakse. Kas siis nädala jooksul või järgmine aasta või tegelikult ju ei tea. Ja kindlasti peavad sisalduma lähteülesandes kõik piirangud. Et siin ennem Sulev tõi ka välja, et lindude pesitsusperioodid ja käsitiivalised ja temperatuurist tulenevad piirangud, et teatud külmakraadide juures ei ole otstarbekas puid hooldada. Piirangud sõidukitele, et see puudutab eriti siis selliseid kaitsealuseid parke ja kus ei olegi lubatud tegelikult sõidukitega üldse liigelda. Nudilõikuse aeg näiteks, ka Tallinna linnas on juhtunud, et keset suve tehakse nudilõikust. Sellised asjad peavad olema kindlasti lähteülesandes. Lähteülesanne on lepingu lisa ja sellistest tingimustest ei tohiks mitte kuidagi siis kõrvale hiilida ja mööda vaadata. Siis hanketingimuste juures, et ma soovitan lisaks siis kindlasti küsida referentslepinguid, kui me räägime siin parkidest, vanadest väärtuslikest puudest, et siis võiks küsida ka nii-öelda vanade pargipuude hooldamise kogemust. Käibenõue eelnevate majandusaastate kohta, et see on eelkõige vajalik selleks, et esiteks, et me saaksime kindlad olla, et arboristil, kes tuleb pakkuma, on kogemus olemas ikkagi arboristi töödes ja ka seda, et ta ei tööta ainult sularaha eest eraklientidele, et mida ka riigihanke seadus ei luba. Me küsime majandusaasta aruandeid, et siis ikkagi näitab meile, et pakkuja on nii-öelda aus ettevõtja ja maksab makse ja et tal on ka kogemus. Meeskonna koosseis, et nagu ma enne ka ütlesin, et siis ei ole tegelikult piisav, kui me küsime ainult vastutavat isikut või vastutava isiku kvalifikatsiooni. Tegelikult meil on vaja, et puid hooldaks ka arboristi kutsega inimesed, mitte, ma ei tea, vaedniku haridusega või kes ei ole tegelikult ikkagi läbinud sellist arboristi koolitust nii põhjalikult. Ja samamoodi see maatugi, et see on ka asi, mida on vaja alati arvestada ja kaaluda, et ei piisa ühest inimesest. Ja vastutuskindlustus kindlasti. See on vist kõigile selge, miks seda vaja on. Ja siis minu kogemused, et tellitud hoolduskava liiga üldine, et see on seesama hoolduskava, mis ma ennem näitasin, et tellisime 2 pargile korraga hoolduskavad. Seal oli hooldustööde tabelis oli esimesel aastal siis üle 1000 puu tegelikult. Et tekkiski väga suur probleem tegelikult pärast hankelepingu juures, et ei olnud täpselt aru saada, mida puudega on vaja teha, et mis tähendas seda, et kuigi me olime väga suure raha välja käinud, tellinud hoolduskava, inventuuri, siis ma pidin ikkagi ise käima siis töövõtjaga pärast kõik need puud ükshaaval läbi ja iga puu all siis eraldi otsustama ja täiendama seda tabelit, mida täpselt on vaja teha. Siis käibenõude ja referentslepingute nõue, mida ma soovitan alati sisse panna, et sellega olen samuti kõrvetada saanud. Mõtlesin, et
ei taha liiga karme tingimusi teha, tahan anda võimaluse turul siis ka sellistele pakkujatele, kellel võib-olla ei ole mingeid suuri lepinguid ette näidata, et nemad saaks ka kuidagi jala riigihangetes ukse vahele. Aga lõpuks juhtus see, et mulle tuli pakkuma ettevõtja, kes oli ettevõtte siis 2 kuud tagasi loonud otse koolist, ilma igasuguse kogemuseta ja 2 korda madalama hinnaga kui teised. Et see näitas nagu selgelt, et tal ei ole kogemust ja tal ei ole arusaamist, mida see tööde läbiviimine endaga kaasa toob ja mida see endast kujutab. Et tegelikult suure tõenäosusega ta ei olekski hakkama saanud, isegi kui ta oleks selle lepingu saanud endale. Siis see meeskonna suuruse nõude puudumine, et seda ma ka toon välja just sellepärast, et mul on endal kogemus olemas, et läksin järelevalvet tegema ja avastasin, et ongi üks mees puu otsas ja rohkem mitte kedagi. Et kujutage nüüd ette ise olukorda, et kui tal peaks seal midagi juhtuma ja tööõnnetused, et mis see olukord siis on linnas avalikul alal. Et sellist asja ei saa ükski omavalitsus omale lubada. Jääkide likvideerimise ajapiirangu puudumine, see on samamoodi minul läbi tehtud kogemus. Ei tulnud selle peale, et panna nõued sisse, mis aja jooksul peavad olema siis hooldustööjäägid likvideeritud ja olid umbes 6 aega olid oksahunnikud autode servas, kuni lehed kuivasid ära, kukkusid maha, lendasid ringi tänaval, oksad tuulega hakkasid juba seal mööda tänavat ringi lendama. Et see on ka selline asi, mis võib juba seal hea korra probleemi kaasa tuua endaga, rääkimata sellest, et ma ei tea, tulevad seal lapsed ja tassivad oksad kuskile laiali ja teevad lõket ja mis iganes. Et kunagi nagu ei tea, mille peale üks või teine töövõtja võib tulla. Igal inimesel on nagu enda arusaam asjadest. Ja järelevalve puudulikkus, see on selline üldine, et seda ma olen lihtsalt silmad lahti käies olen märganud, et kõik ametnikud, siis, kes tellivad, ei ole arboristid ja puittaimede hindajad, see on täiesti arusaadav ja okei, aga siis tegelikult võiks kaaluda tellida hooldustöödele ka järelevalvet spetsialistidelt ikkagi. Et palju on näha sellist pilti ka linnapuudes, et tehakse lõikeid seal kusagil tüve peal paar suuremat oksa võetakse ära, aga siis kui pilgu võrasse suunad, siis märkad, et väga suured probleemid on võrasse alles jäetud, ehk et puu on justkui hooldatud, aga ongi arusaamatu, et mis tüüpi hooldus täpselt siis on seal tellitud või mis see hoolduse eesmärk on olnud, kui on seal kõnnitee kohalt on suured kuivad isegi rippes oksad jäetud likvideerimata näiteks, aga samas on näha, et altpoolt on lõigatud mingisuguseid oksi. See järelevalve poole puhul kindlasti võiks kaaluda ka, et järelevalvet võiks teha kas arboristi kutseharidusega või puittaimede hindaja kutseharidusega või siis dendroloog, kes oskab siis hinnata seda kvaliteeti. Ja minu poolt on kõik.